Et mida ma tahan väita, et tegelikult on selline kõrghariduse ja teaduse rahastamine nagu selline suhteliselt eksklusiivne ja nagu ütleme ühiskonna mitte keskmes olev suur probleem. Ta on väga suur probleem, aga nendele, kes saavad nagu lõpuni aru, et kuidas seda sõnumit siis nüüd teha selliseks, et ütleme siis, et vaja, otsuste taga peab olema mingi poliitiline tahe, eks ole, poliitiline tahe arvestab sellega, mida avalikkus arvab hästi palju, et kuidas see avalikkus ikkagi oleks nagu veendunud, et kõrgharidusse ja teadusse on seda raha juurde vaja. Et selleks peab see sõnum olema siis suunatud sellele mitte eksperdile. Et see on hästi suur erinevus, et mitte siis teine ekspert ei ole selle sõnumi sihtgrupp, vaid mitte ekspert, kellele tuleb rääkida siis ütleme niimoodi, et missugused asjad jääksid toimumata, kes hakkab rohkem maksma, missugune on siis ütleme lähiperspektiiv, pikem perspektiiv, kui seda rahastust kõrgharidusse ja teadusse juurde ei tule, et ta peab olema siis konkreetne see sõnum. Ja me mõne aja pärast siis hakkamegi harjutama nagu seda, et missugused võiksid olla need väited teemal kõrgharidust tuleb rahastada. Et konkreetsed väited, mis on aluseks arvamusartiklile. Aga igal juhul siis teie, ma arvan, olete nagu siis kõrghariduse teemana väga oluline siis selline kõneisikute grupp, kuna ikkagi siis sellised inimesed, kes hakkavad siis tulevikus mõne aja pärast otsuseid vastu võtma, et nende arvamus tegelikult loeb, et see on ka ütleme poliitikutele ja otsuse tegijatele nagu oluline sihtgrupp. Et igal juhul ma arvan, et ei jää oma sõnumitega nagu märkamata, aga küsimus on sellest, kuidas neid teha nii, et see arusaadavus oleks selline lai. Ja sõnumite puhul siis tõesti siis on kaks poolt. Üks on see, et mida arvavad teie kolleegid, aga need asjad saate te omavahel läbi rääkida. Aga see, kuidas sellest asjast saab aru võimalik kujuteldav auditoorium, see on selles mõttes ekspertarvamuste puhul alati olnud väga suur probleem, et hakatakse oma sõnumit formuleerima nagu teisele eksperdile ehk võib-olla teisele üliõpilasele, kes on selles valdkonnas ekspert. Ta saab väga hästi aru, mida tähendab, kui ta peaks hakkama oma õppimise eest maksma, eks ole, kui tuleb uuesti näiteks tasuline eestikeelne haridus, et kõrgkoolid hakkavad kuidagi ümber nurga, leiavad mingisugused võimalused siis rahastada õpetaga, et keegi siis hakkab maksma. Et selles mõttes asjad, millest üliõpilased saavad aru, ei pea olema siis arusaadavad näiteks ajakirjanikule, ei pea olema arusaadavad poliitikutele, ja isegi inimestele, kes on kõrgkoolis käinud nagu mõned ajad varem, et nendel see maailm jääb nagu kaugeks, lihtsalt tulevad uued probleemid, oma tööasjad ja nii edasi, et ülikool on siis üks faas nende elus. Ehk sõnumit tasub alati siis hoida sellisena, ma ei tea, puust ja punaseks lihtsana, et te peate arvestama, et see adressaat, minu poolest võite mõelda, et gümnaasiumi viimase klassi õpilane, et see tase on ikkagi selline, et mitte mingi väga komplitseeritud. Nii. Nüüd sõnumite puhul siis, kas selle esimese sissejuhatava osa kohta on mingeid küsimusi nüüd? Ei ole praegu. Okei. Vaatame need slaide nüüd natuke edasi. Ma rääkisin tegelikult vaatame veel edasi, et teile jäävad need slaidid kõik kasutada, et ma räägin nagu peast, ei ole slaididest kinni, aga et siin on lühikokkuvõte sellel samal teemal. Just, võiks nüüd järgmisse võtta. Just, et sõnumite puhul siis teema aktuaalsus. See tundub jälle nagu selline elementaarne, et loomulikult ma pean kirjutama aktuaalsel teemal, aga mis on aktuaalsus? Aktuaalsus on siis, ütleme, mingisuguse olemasoleva püstitatud teemaga näiteks sekkumine. Kui on siis, ütleme, keegi, kas ajakirjanik ise või mingisugune juhtum on põhjustanud siis sellise mingi debati, ütlema siin mingisugused dopinguskandaal spordis, mis nüüd on jälle aktuaalseks muutunud, kuna siis on selgunud uued asjaolud, on tulnud välja mingid
dokumendid. Aktuaalsus tähendab see, et ka mingisugused vanad asjad võivad uuesti välja tulla, mistõttu ajakirjanduses juba räägitud asjad tegelikult tulevad uuesti ja uuesti esile. Et kõige lihtsam näide on võib-olla selline, et meil on kõikide jõulude ajal jälle juttu jõuludest, jälle juttu jõulumuusikast kaubanduskeskuses, meil on juttu jõulude materialiseerumisest, siis sellisest väärtuste muutumisest ja kellelgi on alati kahju, et vanu ära keelatud ja salajasi jõulusid enam ei ole. See tuleb iga aasta ehk iga aasta on jõulud jälle uuesti aktuaalsed. Nii on näiteks kõrghariduse teemad aktuaalsed alati siis, kui tulevad kõrgkoolidesse sisseastumised. Et see on siis üks periood, kui kõrgkooliga teema on aktuaalne sisse, et see teema nii-öelda aktualiseerub lapsevanemate jaoks näiteks ja ka tudengite siin gümnaasiumi lõpetajate jaoks, et siis see teema on nagu õhus, kui hakatakse konkreetselt ikkagi valima neid kohti, kuhu edasi õppima minna ja siis on see ka ajakirjanduse fookus on jälle, ütleme, selle kõrgharidusmaailma poole suunatud ja saab oma teemadega siis läbi sellest, ütleme, väravast, mida ajakirjandus alati endast kujutab, ehk seal on toimetajad, kes jälgivad seda, et mingisugune PR-voog ei oleks liiga tugev, et teemad oleksid nii-öelda ajakirjanduse kontrolli all, aga aktuaalsed perioodid siis kas siis sisseastumiste aeg või ka näiteks kõrgkoolide lõpetamiste aeg oleks võib-olla sellised head perioodid, kui oma sõnumeid püüda siis anda edasi avalikkusse ajakirjanduse kaudu. Nüüd kahtlemata võiks üliõpilaskond ka sünkroniseerida oma tegevust selliste teadusaktivistidega, et ma kujutan ette, et te olete seal Facebooki gruppides, kus on teadusmarss ja sellised Andi Hektor on seal üks võtmeisik ja et sellised, ütleme nagu inimesed, kes on võtnud nagu heaks seista kõrghariduse ja teaduse teemade eest, et olge seal nagu kohal ja vaadake, mis on kuum ja kuidagi selliste, ütleme, selline sõnumite koos võimendamine siis alati aitab. Ja siis oleks vaja nagu selgeks mõelda, et mida te nagu tegelikult öelda tahate, mis rollis te nüüd olete. Et kas te olete siis üliõpilaste huvikaitse, näiteks kui juttu tuleks siis näiteks mingite õppetasude tõstmisest, et siis on kohe, teil on oma positsioon, eks ole. Kas jutt on näiteks mingite erialade kokkutõmbamisest, no näiteks mingite ingliskeelsete siis tasuliste kavade massiivsest tulekust ülikoolidesse. Et selles mõttes inimesel on erinevaid rolle ja ta saab kirjutades tegelikult võtta ka erinevaid rolle, et üks ja sama inimene võib kirjutada siis, ma ei tea, mingi tavakodanik kirjutab liiklusprobleemidest, aga ta võib olla tegelikult, eks ole, ülikoolis õppejõud, aga tema jaoks siis see liiklus on mingi argitasandi teema, millega ta ka tegeleb, kuna ta on liiklejaks. Siis te võite kirjutada siis, ütleme, lapsevanematena, te võite kirjutada siis mõne rahvuse seisukohast, näiteks eestlasena ja näiteks suhtumine välismaalastesse, et siis te võtate nagu sellise rahvuse esindaja rolli mehena, naisena, eks ole, on mingid probleemid, mis on spetsiifilised. Nii, ma vaatan, chati on tulnud. Siin on jah slaidid kõrvale, okei, see on hea mõte. Nii et selles mõttes inimene peab kirjutama hakates alati mõtlema, et kas ta nüüd esindab lihtsalt ennast eraisikuna, kas ta esindab oma organisatsiooni. Kui ta esindab oma organisatsiooni, siis kahtlemata peab läbi rääkima, et millega sa nagu lagedale tuled, et siin olenevalt organisatsioonist, siis et kui demokraatlikud te olete, et kas iga sõnum läheb ilma kooskõlastuseta kuskile avalikkusse meediaruumi või siis te räägite omavahel läbi. Et siin kindlasti siis ütleme,
ütleme, kui need sõnumid on nagu vastandlikud, et teil võib olla organisatsiooni sees nagunii eriarvamused siis erinevates küsimustes, näiteks, ma ei tea, kõrghariduse kvaliteedi kohta või tasulisuse kohta või et kas Tallinn või Tartu või mis ülikool või erinevad arvamused, aga et siis, kui te esinete siis oma organisatsiooni nime alt, et siis tasub lihtsalt läbi rääkida. Ja kui seal jääb nagu eriarvamusi, siis tasub ka kuidagi rõhutada seda, et kelle seisukohalt te siis nüüd räägite. Lugudes tasub alati olla siis selline emotsionaalne, et kui teid mingi asi tegelikult ei huvita, et siis ei ole võimalik kirjutada head arvamuslugu. Et ei ole võimalik kirjutada siis formaalselt, et mul on nüüd vaja kirjutada arvamuslugu ja siis te kirjutate mingi loo, et kui teil on nagu huvi või kui see asi teile läheb korda, et siis on mõtet kirjutada. Ja alati siis, ütleme, kui ikkagi saad, siis jätta kirjutamata, kui tegelikult tunned, et pole vaja. Aga samal ajal, kui on midagi öelda, et siis tasub sul ka haarata ja kirjutada. Ja see puudutab siis ka muidugi sotsiaalmeedia postitusi, et ka siin tegelikult, ütleme, need samad põhimõtted on ka sotsiaalmeedias, mis iseenesest need postitused on ju sellised mikroarvamuslood. Et need on samamoodi mingid sellised väited, kus te siis ütleme, midagi nagu ütlete. Tänapäeval me põhimõtteliselt ei saa piiri tõmmata nagu meedia ja sotsiaalmeedia ja nii-öelda avaliku ruumi vahel, vaid see kõik ongi avalik ruum, et samamoodi siis saate te esitada oma seisukohti ka oma sotsiaalmeedia kanalites. Ja need on samamoodi, siis peate nagu mõtlema, et mis positsioonilt te kirjutate, et kui te ka lähete kuskil oma eraisiku Facebooki või Twitteri konto alt välja, siis olenevalt, kes te olete, siis teie sõnavõtt võib minna kirja nii-öelda asutuse sõnavõtuna, et seda, ütleme siin poliitikutel või on alati keeruline nagu eraisikutena esineda, et neil on alati mingisugune selline avalik kuvand ja siis, kui sa midagi nagu ütled oma nii-öelda eraisikuna, et siis tegelikult seda sageli samastatakse siis organisatsiooni seisukohaga ja siit võib tulla siis lihtsalt segadust. Ja samamoodi on mitmete selliste võib-olla rangema sisekorraga asutuste puhul nagu pangad või koolid, et siin alati on nagu tähtis mõelda, et kelle seisukoht see siis nüüd on. Ja see puudutab tõesti ka Twitterit ja siis Instagram ja kõik võimalikke muid kanaleid. Nüüd kena on alati pidada tähtaegadest ja mahtudest kinni, et kui te nüüd suhtlete lihtsalt paberajakirjandusega ja teile öeldakse, et 3000 tähemärki, siis ei ole mõtet kirjutada 6000 tähemärki. See lihtsalt võetakse poole lühemaks ja teil on nagu kasulik ikkagi ise omada kontrolli oma teksti üle, mitte anda seda kontrolli kellelegi teisele, et selles mõttes sinna paberlehte lihtsalt ei mahu nagu rohkem, et ma olen toimetaja olnud, arvamustoimetaja ja see lihtsalt ei aita, kui salaja püüda sokutada toimetajale pikem tekst, et see lihtsalt ei mahu ja siis läheb kärpimiseks ja siis on juba tööd kõigil nagu rohkem. Ja tähtajad ka, et kui on ikkagi, te olete nagu lubanud kirjutada mingiks kuupäevaks, siis ta võiks ka seal olla, sest teised inimesed teevad oma tööplaanid teie järgi. Et kui on ütleme, mingisugune selline personaalne Facebooki voog, et siis väljendate seal ennast, millal tahate, aga et selles mõttes, kui on siis kokkulepped, siis neist peetakse kinni ja ajakirjanduses on see deadline selline absoluutne, et see lihtsalt nagu, ma ei tea, läheb eetrisse või trükki, et see ei ole võimalik, et ma nüüd teen 2 tundi hiljem, et siis ei ole sellel nagu enam mõtet. Et ülikoolis on nii, et ütlete, et ma nüüd veel natukene venitan selle tööga ja siis ikkagi tullakse vastu ja kuidagi saab välja arvatud võib-olla lõpus kaitsmise. Nii, aga lähme siis edasi, et milles see arvamusloo struktuur siis, missugune see struktuur on. Et nüüd siis enne, kui te kõik mõtlete ja kirjutate chati ühe väite siis teemal kõrghariduse rahastamine. Ma räägin läbi sellise struktuuri, et siis selline klassikaline arvamuse artikkel peaks koosnema kõigepealt ühest selgest väitest, mis on siis teie poolt siis lõpuni mõeldud mõte, mida te nüüd tahate öelda. Et arvamusartikkel selles mõttes ei ole kirjand, et te mitte ei arutle seal asjade üle, vaid teil on mingisugune seisukoht.
Ja selle vastu eksitakse palju, et tegelikult trükis ja igal pool näeb erinevaid arvamuslugusid ja kui tahta teda teha nagu hästi, siis teil peab olema nagu lõpuni valmis mõeldud, et mis asi see on, mida te ajate. Et kas te näiteks ütleme, tahate väita, et kõrgharidus peab olema tasuta, muidu lähevad noored Soome või kõrgharidus võiks olla tasuline, sest siis ta kvaliteet tõuseb või mida iganes. Te võite väita siis mida iganes, mis teile tundub võib-olla õige, kuigi harjutada võib ka nii, et me lihtsalt võtame mingi väite ja proovime seda, eks ole, argumenteerida ja kaitsta. Aga siis, kui te olete selle väite nagu välja mõelnud, näiteks ütleme siis, ma võtan sellise väite, et kõrghariduse rahastust tuleks tõsta, vastasel korral muutub Eesti kõrgharidus ingliskeelseks ja tasuliseks. Et see on selles mõttes nagu väide, see on suhteliselt reaalne stsenaarium, mis võib nagu tulla ja siis ma hakkan seda oma väidet nii-öelda betoneerima või ma pean põhjendama, et miks ma nii arvan. Ja siis ma põhjendaksin seda oma väidet nii, et ülikoolid peavad kuidagi siis kinni maksma õppejõudude töö ja see on võimalik sel juhul, kui kuskilt tuleb raha, et kui seda riigilt ei tule, siis hakkab ta tulema siis ingliskeelsete üliõpilaste arvelt. Ehk see on see põhjus, eks ole, miks praegu on väga paljudes kõrgkoolides mõnedki ained siis inglise keeles ja tasu eest. Et see on siis nüüd selline kõrgkoolide lahendus ehk, et esimene selline põhjendus sellele väitel on siis see, et ülikoolid otsivad lahendusi ja üks lihtne lahendus on siis teha ingliskeelsed kavad ja nende eest siis võtta raha. Ja järgmine poolt argument on siis see, et miks see põhjendus on, et haridus on nagunii rahvusvaheline tänapäeval, et noored on ingliskeelsed ja käivad sageli ka tööl, mistõttu iseenesest see võib-olla ongi selline loogiline areng siis. Nii. Ja nüüd me siis saame vastu väita. Neid argumente võib veel mõelda, et miks see kõrgharidus siis sellisel alarahastuse tingimustes paratamatult muutub tasuliseks ja ingliskeelseks. Ja me võime veel öelda, et kui ei tule siis kõrgharidusse juurde raha, siis lahkuvad sealt siis nutikamad inimesed ja jäävad võib-olla need, kes kuskil erasektori jaoks on võib-olla siis kas liiga spetsiifilise haridusega või ülekvalifitseeritud või lihtsalt ei sobi, ütleme, kuskile meediasse tööle või kuskile, kus võib ka olla siis vajadus haritud inimeste järele või haridusega spetsialistide järele, aga et võib-olla need nõuded on nagu teistsugused, pragmaatilisemad ja võib-olla rohkem sellisele intensiivsele tulemuse produtseerimisele suunatud kui teadus ja kõrgharidus. Ja võimalik vastuväide siis sellele, et see siis väide peab paika, võiks siis olla selline, et kui kõrgharidus muutub siis tasuliseks ja ingliskeelseks, siis muutub see ligipääs kõrgharidusele nii siis halvaks, et tegelikult suurendab nagu kihistumist ja ebaõiglust ühiskonnas, sest lisaks siis rahale on veel meil ka nagu keelebarjäär, et kelle inglise keel on nii hea, et sellist õpet siis nagu võtta, et selles mõttes see võiks olla üks vastuväide. Ja teine on siis see, et eesti keel on ikkagi kultuurkeelena võimalik siis
niimoodi, et me ikkagi räägime siis eesti keeles erinevatest teemadest, et meil ei ole nagu vajadust keerulisemate teemade puhul lülituda ümber näiteks inglise keelele, nii nagu see oli kunagi 19. sajandil või 20. sajandi alguses, kus keerulisematel teemadel siis räägiti saksa keeles või siis mindi üle vene keelele olenevalt sellest, missugune oli selle haritlase taust, et kultuurkeele säilimine. Ja siis tuleks selle arvamusloo lõpus näidata, et noh, meie selline väide siis peab paika ehk ja tegelikult ma tahtsin veel öelda, et okei, et ma tõin need vastuargumendid ja siis võiks nagu öelda, et noh, need arengud ei ole nagu tõenäolised, et inimesed ikkagi, et poliitikud ärkavad, et kui meil hakkab minema siis intellektuaalne vestlus inglisekeelseks, et siis ärkab ajakirjandus ja see pole nagu reaalne ja et paljud inimesed, see oleks siis nagu sellisele inglise keele pealetungile suunatud nagu selline vastuväide ja esimesele väitele, millega me siis väitsime vastu sellele oma esimesele argumendile on siis see, et haridus muutub nagunii rahvusvaheliseks ja et teadusmaailm on nagunii ingliskeelne, et selles mõttes see ingliskeelsus on nagu okei. Et siin me saame ka kohe öelda, et noh, tegelikult tahavad inimesed ikkagi rääkida nagu enda emakeeles ja igal tasandil, et ütleme nagu kummutame selle, et me ei pea seda nagu normaalseks, et see ingliskeelne tasuline kõrgharidus tuleb ja vastu väita ka selle kihistumise teemalisele mõttele, et see kihistumine igal juhul siis Eesti-suguses väikses ühiskonnas toob ainult järgmisi probleeme kaasa, et kui ka alguses tundub, et okei, et õpivad need, kes oskavad inglise keelt ja kellel on raha või võimalus tööl käia. Aga et kõik see kokku siis kinnitab seda, et tegelikult see kõrghariduse alarahastus ja ingliskeelseks ja tasuliseks muutumine on nagu probleem, et me peaksime seda siis suutma veenvalt näidata. Et noh, mu jutt oli võib-olla natukene segane, aga kui te ise nüüd proovite, siis välja mõelda mingisuguse sellise kõrghariduse rahastuse teemalise väite ja proovida seda nagu põhjendada ja siis mõelda välja sellise vastuväite, et noh, tegelikult siis see, mida väites väidetakse, on nagu ainult üks arvamus, et tegelikult võib arvata ka teistmoodi, et siis see nagu esile tuua, võimalik vastuväide ja siis see nii-öelda kummutada argumentidega, et nagu kummutada see vastuväide oma väitele. Et noh, see on selles mõttes sihuke arutluse skeem, et nii oleks see arvamuslugu siis selline noh, nagu loogiline. Ja tal oleks mingisugune selline lõppeesmärk, kus te siis nagu näitate läbi vastuväidete kummutamise, et teil oli õigus või et teie arvamusloo lõpus peaks olema ikkagi selge siis veendumus, et tegelikult jah, et te nagu nii nagu debatis oma vastane siis või siis oma debatikaaslane siis nii-öelda väidetega nurka suruda, et nii te ka oma võimalikud lugejad ja vastuväited siis väidetega siis sunnite nagu kaotust vastu võtma või. Et ja noh, see on selline nagu veenmise ülesanne ka, et teie siis sellised väited peavad olema selged, teie argumendid peaks olema veenvad, siin võib olla kasutatud fakte, siin võib olla ka arvamusi, et see on täiesti siis, need argumendid võivad olla ka nii faktid kui ka mingid kellegi seisukohad, kellegi tsitaadid. Et siin on nagu, sellel skeemil on nagu erinevaid lahendusi, et see on nagu valem, et te tegelikult võite seda täita nagu erineva sisuga.
aga selline arutlemise struktuur nagu võiks sellisena töötada, et kas kellelgi on nüüd selle kohta küsimusi? Kõik on juba minestanud. Et proovime niimoodi, et kui me ütleme niimoodi, me võiksime teha nüüd nii, et kõigepealt mõtleme välja selle selge väite kõrghariduse rahastamise ja vajalikkuse kohta, et meil oli siis, ütleme, teema on see, et seda hariduse rahastust tuleks siis tõsta 1%, aga te peaksite selle nii-öelda puust ja punaseks tegema ja selle teema raames siis pakkuma sinna chatti selliseid erinevaid siis väiteid, mis kõik tegelikult on nagu selles samas teemas, aga väljendavad seda sama mõtet nagu rahvalikumalt või, et mis siis nagu juhtub, kui seda raha ei tule või. Et nii nagu ma alguses rääkisin, et mida see alarahastatus kõrghariduses nagu tegelikkuses tähendab, et mitte nii, et lihtsalt see on 1%, mida peaks juurde maksma. Ma alustan kohe sõnumi täpsustamisega, et tegelikult me nõuame teadusrahastusele 1%, kõrgharidusele 1,5% lausa. Okei, no nii 1,5%, et see on ülimalt abstraktne, aga siis võtame siis selle kõrghariduse, et see on teile nagu siis lähedasem valdkond. Et kuidas te selle sõnastaksite sellise väitega või asendaksite sellise väitega, mis väidab nagu iseenesest sisuliselt seda sama, aga nagu teistmoodi. Ja siis mõelge nüüd natuke, pange siis chatti, et mingi selline paar mintsi. Et kas tundub arusaadav ülesanne? Et mõelge näiteks, mis siis juhtub, kui seda raha ei tule, et mis need järgmised sündmused siis aset võivad leida, kas kõrghariduses, Eestis tervikuna, meie mingis kultuuris, meie siis inimeste heaolus, kas keegi kolib välismaale, näiteks noored lähevad välismaale või. Ja proovige siis olla konkreetsed ehk mitte abstraktsed, et ma näen siin selliseid, jah, viib talendid Eestist minema, toob vähese, jah, toob siis võib-olla isegi võib lihtsamalt öelda, toob nagu väheharitud, viib selleni, et inimesed on nagu vähem haritud, eks. Sellele võib kohe näiteks, ma näen vastuväidet, aga et eestlased ongi juba üleharitud, et meil on nii palju kõrgharidusega inimesi, et võib-olla on okei, et on vähem haritud, aga õpivad näiteks mingi praktilise elukutse, et kui vaadata, kui palju tahetakse ehitajaid või siis, ma ei tea, koristajaid, kas või igal pool on mingi puhastusteenindajaid tahetakse saada, et so what, et polegi selliseid semiootikuid nii palju vaja, eks, et on vaja siis tehnikuid, on vaja need, kes juhtmeid kokku ühendaksid, müüri laoksid, et ühesõnaga mõelge, et sellised vastuargumendid. No nii, siis, et talendid Eestist minema siin kohe ka, ma näen, et võiks nagu siis hakata kaitsma seda, et võib-olla ongi nagu hea, kui sellised tõelised talendid nagu leiaksid tee suurde maailma, eks, et on ju, kui meil on ikkagi, ütleme sellised ambitsioonikad inimesed, siis on hea, et nad võib-olla saavadki nagu kohe mingis, ma ei tea, top 100 ülikoolis nagu oma hariduse, et väitke siis sellele vastu, eks, et mis see nagu meie kultuurile tähendab, et kui meil kõik noored targad inimesed ära lähevad, et siis jäävad alles, eks ole, kes ja mis siin nagu edasi toimuma hakkab. Nii, alarahastatud. Nii, Joonatan, niimoodi. Aga nüüd, Joonatan, siis see nüüd on, tegelikult on see õige, et see on nüüd võib-olla juba selline väitluse argu, ütleme, see on nagu väitebetoon, et see on juba väite toetuseks toodud selline fakt. Aga siia ette oleks vaja nagu seda väidet, et mis siis, et see mingi tempo maha jääb, et see tegelikult on nagu sihuke
no selline, kui me kõnetame nüüd seda nii-öelda tavalist inimest, kes mingi majanduskasvu tempode ja hariduse investeeringute teemal, noh, see ei puuduta teda kuidagi nagu, või see on sihuke abrakadabra, eks ole. Et siin peaks olema nagu mingisugune nii-öelda pauk alguses pandud, et noh, kas inimesed jäävad kõik rumalamaks ja lõppkokkuvõttes on pärast meil kõigil halvem elada, nagu see on nüüd liiga lihtne, aga et midagi sellist, mis oleks nagu kohe aru saada. Jah, alarahastatud kõrgharidus sunnib õppejõud üldhariduskoolidest. No ma arvan, see on nagu väga hea väide, sellepärast, et tõepoolest see nii on, et kuna siis see on seal palga erinevus, et see on ka nagu leidnud kinnitust, et siin siis minnakse nagu siis õppejõu kvalifikatsiooniga inimesed lähevad tegelikult nagu gümnaasiumidesse, mis noh, iseenesest gümnaasiumile võib-olla on võit, aga võib-olla ei ole ka, sellepärast et õppejõud ikkagi õpetavad teistmoodi ja võib-olla peaks ikkagi gümnaasiumi õpilasi õpetama nagu teistmoodi kui üliõpilasi. Et ma usun, et see on nagu väga intrigeeriv väide, et väide peab olema ka intrigeeriv, eks, et inimene, kes hakkab artiklit lugema, ta kindlasti peaks ka tahtma seda edasi lugeda. Et selles mõttes tasub nagu sellele väitele panna hästi palju siis rõhku. Jah, kõrghariduse suurem rahastus aitab koolitada Eestile vajalikke spetsialiste. See nüüd on muidugi ka õige, aga ta on nagu selline liiga pehme, et noh, muidugi aitab. Aga need spetsialistid kuidagi on siiamaani ka nagu tulnud kuidagi, et noh, kohe ütleb üks inimene näiteks teede valdkonnast, ütleb, et teed on alarahastatud, varsti lõhuvad kõik oma autod ära, eks ole, mingid siis töökohti ei tule maale, kui teedevõrk on puudulik. Et noh, kohe on nagu konkreetselt öeldud, et mis siis toimuma hakkab, kui teede ehitusse raha ei tule. Aga Eestile vajalikke spetsialiste, et noh, siis tundub kuidagi, et okei, et las nad siis õpivad kuskil väljas, eks, et tulevad tagasi, et küll nad nagu tagasi tulevad. Ikka ju Eesti inimene lõpuks, kui ta lapsed lähevad kooli või ikka tuleb kuidagi tagasi, et oma emakeelses riigis elada. Et see nagu võib-olla, noh, ta on nagu õige, et ta aitab koolitada, aga ta on nagu liiga ilmselge, eks ole, siin puudub nagu intriig. Et siin võib-olla võiks siis öelda, et siis eestikeelse kõrghariduse rahastus aitab koolitada ikkagi nagu eestikeelseid spetsialiste, et lõppkokkuvõttes see, et spetsialist suudaks oma erialal rääkida eesti keeles asjast, mida ta tunneb, on, ma arvan, väga suur asi. Ja see tundub meile võib-olla nagu enesest mõistetav, aga selle nimel, et meil oleks näiteks eestikeelne terminoloogia paljudes eluvaldkondades on siis siin, ütleme, eelmise sajandi teisel poolel tehtud ikkagi massiivselt tööd, et teaduse ja tehnika ja erinevate erialade terminoloogiat luua ja seda, et me saaksime eesti keeles nendest asjadest rääkida, mis on vajalik selleks, et hoida üleval nagu sellist intellektuaalset keskkonda. Et võib-olla selle eesti keelsuse rõhutamine tuleks siin kasuks. 1% on vaja, et Eesti jääks rumala majandusega lihtsa tööga. Ja nii, et siin võiks isegi valida ühe. No see, et ei jääks rumala majandusega lihtsa tööga riigiks, et kindlasti see on tegelikult ka täiesti õige, aga see on jälle hästi abstraktne, et ütleme, et me suuname nüüd selle sõnumi sellisele poliitilisele avalikkusele, kus suur osa valijaid ongi need mingid lihtsad tööinimesed, kes näevad, et tegelikult nemad saavad väga vähe raha ja tegelikult on jube palju tööd, mida on vaja ära teha. Et natukene nagu konkretiseerida, et kas me siis tahame, et kõik Eesti inimesed oleksid edaspidi Soomes ehitusel koristajad, et me niimoodi, ütleme, haridussfääri kokku tõmbame või tahame, et meil oleks et kas me tahame, et meil oleks mitmekülgne spetsialistide koolitus või jääb siia ainult, ütleme, paar sellist elementaarset asja, mida saab õppida ja kõiki ülejäänud spetsialiste tuleb sisse tuua kuskilt, mis tähendab jälle mingit kultuurikonflikte ja sellist omaette ressursse nõudvat teemat. Et kindlasti, aga iseenesest on ta muidugi õige, jah, et see, et ilma siis just nimelt kõrghariduseta pole keelt, et mingid keele siis kihistused nagu kaovad ära.
kui ei ole võimalik rääkida eesti keeles keerulistest asjadest. Jah, Eestis on puudu arstidest, õpetajatest, neid on alati juurde vaja, mistõttu, eks ole, nende haridust peab jätkuvalt rahastama, et on nagu ilmselge, et juba praegu kogu aeg on ju siis juttu olnud, et meil on vaja neid arste, õpetajaid ja muid kõrgharidusega spetsialiste, et pole võimalik ju neid koolitada, kui selle jaoks ei ole raha, eks. Et kui arstide ja õpetajate koolitamiseks raha juurde ei tule, siis nende spetsialistide kvaliteet paratamatult langeb, kuna, eks ole, õpetust tõmmatakse kokku ja seda peaks siis põhjendama natukene nagu mahlakamaks või sisukamaks kirjutama, jah, et siis ainult kasvav rahastus garanteerib selle, et arstid ja õpetajad saavad kaasaegse hariduseks. Et kui see rahastus ei kasva, siis nende haridus jääb vanaaegseks või nad ei suuda enam inimestele pärast pakkuda siis kaasaegset meditsiiniabi, haridus jääb vanaaegseks, sinna jäävad, eks ole, õpetatakse, võib-olla sinna jäävad õppejõud, kes õpetasid 80-ndatel ja õpetavad ka siis 40 aastat hiljem, aga mingi hetk lihtsalt oleks vaja mingit uut teadmist rohkem tuua ja et hariduskvaliteet kannatab, kui mingid noored arstid ei tule õppejõuks, kuna lähevad suure palga peale välismaale. Noored ei ole konkurentsivõimelised maailma perspektiivis. Eesti kui riik ei ole enam ahvatlev partner teistele riikidele koostööks. Jah, ma arvan see, et ütleme, harimatu Eesti ei ole ahvatlev partner teistele riikidele koostööks. Et ütleme, ta võib olla ahvatlev, ma ei tea, odava tööjõuga maana küll, aga võib-olla võrdväärne partner või selles mõttes, et peaks võib-olla selle ahvatlevaga midagi juurde panna. Et ahvatlevad on igasugused Bangladeshid ja Pakistanid, kui sinna õmblustootmist viiakse, aga et selline prestiižsetes või ütleme kaasaeg või tuleviku valdkondades pole enam ahvatlev partner. Et natuke täpsustada seda. Nii. Nüüd see Liidia natukene pikk, et väide on ka siis kohe üks tehniline soovitus. See väide on nagu selline 7-8 sõna. Et alla 10 sõna, et arvamusartikkel ei peaks algama abstraktse arutlusega. Et seda on nagu raske lugeda ja ta lihtsalt ei tööta niimoodi, et te peate seal nagu läbi mõtlema, et mis siis, kuidas siin saaks nagu täpsemalt seda öelda. Alarahastatud kõrgharidus peletab eemale välisriikidest pärit teadlased ja spetsialistid ning välistudengid. Aga see muidugi on näiteks jälle mingi osa avalikkusest võib küsida, et mis siis, et ongi tore, et kui meil ei tule kolmandatest maadest juurde mingeid tegelasi. Aga me võime ka öelda niimoodi, et kui Eestis ei ole välisriikidest pärit teadlased, kui nad ei tunne nagu Eesti vastu huvi, et siis me tegelikult jääme nagu selliseks teise kategooria maaks, kus ei looda nagu midagi uut ja huvitavat ja kus ei toimu nagu innovatsiooni ja kus tehakse juba seda, mida mujal on ammu tehtud. Et kindlasti seda mõtet võib natuke edasi arendada. Jah, kui Eesti on atraktiivne, siis on võimalik keelt ja kultuuri tutvustada, seda kindlasti. Ma arvan, see kolmas on isegi kõige tugevam, et siit võiks nüüd valida nagu ühe, et kui kõrgharidus on alarahastatud, siis noored talendid lähevad välismaale ja kui välisspetsi siia ka ei tule, siis jääme mitmes valdkonnas nagu teistest riikidest maha. Ja meie ajud jäävad nagu kasutamata, et see on ka, ma arvan, kindlasti üks argument, et mis õigus on nagu või riigil teha sellist poliitikat, et inimese potentsiaal jääb ära kasutamata, et ma arvan, see on nagu väga julm, et kui on noored inimesed, kellel on nagu mingid võimed, siis peaks olema riigi ülesanne kohustus anda nagu võimaluseks areneda ja Eesti kindlasti on selline riik, mis põhimõtteliselt oleks seda võimeline tegema
ja siin on nagu just see tahte küsimus, et kui on, ütleme, need noored inimesed nii-öelda aetakse välismaale ainult sellepärast, et siin on alarahastatud kõrgharidus, et siis on see kindlasti nagu tegelikult vale siis riigi sellise mõtte mõtte nagu raamistikus, et Eesti riigi mõte on ikkagi siis ka Eesti kõikide talentide arendamine ja kasutamine, et see peaks olema, jah, see on nagu hea mõte. Nii, et kas nüüd kõik, kes on tahtnud, on nii, et siin Joonatan võiks võib-olla siis proovida uuesti, et natukene siis lisada ühe sellise vähe teravama väite siia algusse. Ma olen kahjuks liikvel praegu, et ma jätan selle, mul on natuke raske seda kirjutada praegu, mulle varsti jälle arutada. Okei. Siis nii. Aga siis Liidia, et mis sellest nüüd 3 mõttest oleks selline peamine? Nii, Liidia on kuskile. 3, jah, okei. Just, ja nii, väga hea, et siis sellest 3 valida 3 ja natukene siis lihtsustada seda, et see alarahastatus sunnib, et see on niisugune hästi abstraktne, et võib-olla siis, et kui kõrgharidusse raha juurde ei tule, siis Eesti noored talendid lähevad välismaale ja kui ka välisspetsialiste ei tule, jääme valdkond teistest riikidest maha. Et natuke pikk, aga põhimõtteliselt selgemaks ja atraktiivsemaks kirjutada. Nii. Jah. Kas Iiris natuke siis täpsustaks võib-olla seda? Et mõtlesime, et siin võiks nagu mõelda, et ahvatlev partner koostööks võib-olla tuleviku valdkondades või natukene sellist perspektiivi anda, et ka odav tööjõud võib ju olla ahvatlev teistele riikidele, et selles mõttes ahvatlusi on nagu erinevaid majanduses ka. Nii, et siin just. Jah, ajude äravool, seda on nüüd kasutatud, seda ajude äravool. Kuna ta on nagu metafoor, eks, ja kuna ta on tuntud metafoor, siis minu arust võib seda kasutada, et ei pea, üks on kindlasti selge, et kui te nüüd suhtlete laia avalikkusega, siis ärge olge liiga kinni sellises väga abstraktses keelekasutuses. Et kui te ikkagi kirjutate, ma ei tea, Õhtulehte või isegi siis päevalehte, et kuna ajakirjandus on selline ühekordselt läbiloetavate tekstide maailm, siis need tekstid peaksid olema nagu esimesel lugemisel arusaadavad ja atraktiivsed. Et ärge kartke olla lihtne, et see on kõige halvem hirm. Lihtsalt peab väljendama selleks, et te oleksite, et siis ega lihtne väljendus ei pea olema rumal. Kui te olete oma mõtte mõelnud lõpuni, siis te tegelikult suudate lihtsalt väljendada. Aga see ongi natuke, et te peate seda sama mõtet nagu võib-olla 2-3 korda läbi kirjutama, enne kui see muutub lihtsaks. Teinekord ongi see on nagu selline teisele seletamise protsess, kui sa seletad nagu oma mõtte uuesti ja selle tulemusena siis tegelikult saad ise aru, mida sa öelda tahtsid. Ma ei tea, kas te olete kogenud seda hetke, et kui hakkad kellelegi teisele midagi seletama, siis mingil hetkel su oma mõte nagu täpsustub, et see peaks olema nagu see protsess. Ajupotentsiaali äravool. Jah. Võib ka öelda ajupotentsiaali äravool, see isegi tundub ka nagu päris okei. Et see, kui see ajude äravool tundub nagu liiga selline robustne väljend. Nii.
nüüd see on ka nagu, ütleme, keeleliselt tahaksin nagu paremini väljendada, et ja, et no lihtsalt see võõrkeelne, ütleme niimoodi, et kui pigem võiks seda mõtet siis väljendada niimoodi, et kui ülikoolid pakuvadki atraktiivset võõrkeelset haridust, siis noored hakkavadki seda valima, eks, et kui on ikkagi seal eesti keeles 2 eriala, üks on neist näiteks ütleme võib-olla keemiaõpetaja ja teine on siis näiteks mis võib olla veel selline keeruline eriala, kuhu noori on nagu raske saada. Reaalaine õpetajad on sellised, mis on, kuhu noored eriti ei taha tulla, need on keerulised ja võib-olla teine on siis selline ka võib-olla mingi spetsiifiline selline sotsiaaltöötaja või mis nõuab ka nagu võib-olla kogemust rohkem. Et siis inglise keeles on igasugused toredad näiteks reklaam ja telemeedia ja siis on ilmselge, et kui oled nagu noor ja mõtled, kuhu sa nagu tahad õppima minna, siis sa lähed sinna ingliskeelsesse kavva, nagunii inglise keelt enamasti osatakse hästi, lähed sinna ja õpidki inglise keeles näiteks mingit teleproduktsiooni või midagi hästi seksikat, et selle asemel, et siis minna õppima eestikeelset. Mina mõtlesin, et valitakse. Okei, ja. No muidugi, sest praegu pakuvad Eesti kõrgkoolid ju ka võõrkeelset õpet, et kuna ma ise õpetan BFM-is küll eesti keeles, et see on näiteks ingliskeelne kõrgkool, et nii ta on lihtsalt ja Eesti õpilaste, siis need on Eesti õpilasi, kes seal õpivad, aga nad õpivadki inglise keeles. Et mõtlesin pigem seda, et kui pakkumine on ingliskeelne, siis sinna lähevadki, et avavad mingi lehekülje, vaatavad, mingi TV production on ju väga tegelikult äge ja õpid seda inglise keeles lihtsalt. Aga muidugi see, et minnakse siis välismaale õppima, muidugi sellega ähvardamine on jälle selline asi, et Eesti voolab talentidest tühjaks, et see on nagu kehv pool. Teisest küljest jälle võib kohe vastuargumendina tuua, et võib-olla see on ju päris hea, kui Eesti noored saavad rahvusvahelise hariduse, et nad kas siis tulevad selle haridusega hiljem tagasi või siis saavutavad kuskil suures maailmas midagi selle haridusega, et siin kindlasti võiks ka, see on nagu poleemiline, üsna siis selline poleemiline. See on selline juba, ütleme, kui te tahate nagu teha kuskil külapoe juures selgeks, et rahastust on juurde vaja, siis kindlasti see sobib ka, et kui madalale me selle lati üldse laseme, siis et kui isegi lätlased suudavad kuidagi oma ülikooli nagu rohkem raha panna, et see peaks inimesed ajama küll vihale, et see on, ütleme, kui teha mingit kampaaniat kuskil, siis sellega võib-olla võidab küll, jah, mingi seltskonna ja rahvuslikule väärikusele rõhumine on alati toob tulemusi, ka vastandamine ja selline konkurentsi nimetamine. Jah, nii. Okei, kas tuleb veel piirikaubandus või siis rahad? Ja siin läheb jah juba piirikaubandus viib rahastuse Lätti, et siin võib ju siis, ma ei tea, mõelda, et kui Läti haridus on parem, et siis siirduvad nagu noored Riiga õppima või et ma ei tea, kas see mõjub ähvardusena või mitte, et võib-olla see on isegi päris hea, kui noored õpiksid Riias Läti ülikoolis. Ja nii, noored ei ole konkurentsivõimelised maailma perspektiivis. Ja seda võiks ka natuke lühendada, et siis võib-olla esimese lause maha võtta, eks ole, jätta ainult see
teine lause, et Eesti kui riik ei ole enam ahvatlev partner teistele riikidele oma teaduse digipädevuseks start-upidega, sest Eestis pole inimesi, kes neid valdkondi, jah, ma arvan küll, aga selle esimese lause võib siit isegi maha võtta, et kohe alustada nagu asjaga. Jah. Täpselt nii ongi, et õppida ühes keeles eriala ja töötada teises ei ole nii lihtne, kui tundub, et ongi, et kui sul seda eriala keelt näiteks eesti keeles ei ole, siis sa võib-olla ei saagi hakkama, et ja see võib olla probleem nagu mingites valdkondades, kus sul on vaja näiteks inimestega suhelda, et näiteks edaspidi näiteks siin vist olid loomaarstid õppisid põllumajandusülikoolis juba inglise keeles, et okei, et siis õpid seal inglise keeles ja siis pead sa selle loomaomanikule nagu selgeks tegema näiteks, mis sellel loomal viga on, et siin tekib juba probleem või pead talle andma näiteks juhiseid, et kuidas seda kodust ravi näiteks seal laudas jätkata. Et siin sa oled omandanud siis inglise keeles näiteks suurepäraselt oma hariduse ja siis pead, ütleme seal põllumehele nagu edastama, et see võib-olla tekitab küsimusi, et sa ei suuda nagu kommunikeerida selles keeles enam arusaadavalt, et sul on ainult mingisugune ingliskeelne jutt, et see sai tehtud siis selleks, et siis Soome inimesi saada raha eest õppima. Et põllumajandusharidus ingliskeelne tundub Eestis muidugi täiesti jabur, aga nii ta on. Mäletan, kui ma faktist teada sain, siis olin nagu väga üllatunud, väga ebameeldivalt üllatunud, et no järgmiseks, mis asi. Nii, Eesti kohaliku teaduseta riik. Jah, no ütleme jah, et selle teadusruumi kadumisega võib ähvardada, aga see on muidugi nüüd selline, mis huvitab teadlasi. Või tegelikult et see on nüüd nagu eksperdilt eksperdile, et kindlasti eksperdid ja näiteks siin eesti keele inimesed, kes on loonud teaduskeelt aastaid ja tahaks, et teadus oleks edasi eestikeelne. Et neile läheb nagu korda siis eesti keele õpetajad, aga võib-olla paljudel ongi ükskõik, et teadus on rahvusvaheline, publikatsioonid nagu nii peavad olema ingliskeelsed, et siis ei olegi kohalikku teadust, et kui on nagu tasemel teadused, siis see ongi nagu ingliskeelne teadus, et siin ütleme, seda on nagu liiga lihtne kummutada, et ütleme niimoodi, et kõikide teaduse ja kõrghariduse rahastuse poolt siis rääkivate väidete puhul peaks nagu arvestama, et avalikkus peab aru saama, miks on vaja rahastada. Et mitte teadlased ise, et teadlasi endid see teadusruum nagu huvitab, aga et võib-olla väljaspoole tundub, et on nagu selline kitsas. Nii. Okei. Nii, mis saab edasi, kui väide on paigas? Oletame, et nii, me nüüd rääkisime sellest, et see väide peaks olema siis, ütleme, selline 7-8 sõnaline. Nüüd edasi te peaksite oma selle väite siis nii-öelda põhjendamiseks või ütleme, tagamiseks tooma mõned argumendid. Iseenesest teil juba paljudel olidki sellele väitele toodud juba mõned argumendid ka, aga nüüd te peaksite võib-olla selgelt mõtlema nagu sellele, et kuidas te oma väidet põhjendate, et nagu enda jaoks tegema selgeks, et kus oli nüüd see väide ja kus oli selle väite nagu selline nagu põhjendus või argument selle väite kinnituseks või. Et nagu lihtsalt seda struktuuri või protsessi enda jaoks selgemaks mõelda, et mida te siis nagu teete. Et ma alguses püüdsin ka siin tuua näiteks, et kõigepealt siis me võime mõelda, et siis kui minu siis see väide oli, et kui kõrghariduse rahastus ei suurene, et siis läheb kõrgharidus tasuliseks ja inglisekeelseks ja ütleme selle väite
nagu põhjendus oli see, et kõrgkoolid otsivad väljapääsu ja lahendusena on leitud siis ingliskeelsed kursused, mida saab seaduslikult siis pakkuda üliõpilastele, et kõrgkoolid siis ei saa riigilt raha, nad on leidnud teenimisvõimalused. See on nüüd nagu see üks nagu põhjendus sellele väitele. Ja teine on siis see, et no näiteks siis, et kõrgharidus on autonoomne ja riik on nad jätnud nii-öelda ise lahendusi leidma, et nendes lahendustes ei ole ka midagi illegaalset, kui siis ülikoolid mõtlevad välja igasuguseid kas siis ingliskeelseid kavasid või siis orienteeruvadki välisüliõpilastele, et jääda ellu ja siis pakkuda mingisuguse kõrvaltootena ka eestikeelset õpet, mis jääb siis nii-öelda siis nagu, mida toidab siis see ingliskeelne väljast teenitud, ingliskeelsete tudengite arvel väljast teenitud raha. Ja siis peaks edasi tegema nagu seda, et mõtlema siis välja selle vastuargumendi, et no näiteks sellele minu väitele, et kõrgharidus läheb ingliskeelseks, võiks siis öelda, et Eesti riik ei lase sellel asjal kunagi toimuda, sest kui poliitikud hakkavad oma lapsi panema kõrgkooli või siis, et ühel hetkel saavad nagu kõik iseenesest aru, et see kõrghariduse ingliskeelne maailm nagu vaatab vastu ja tekitab Eestis juurde nagu lisaprobleeme. Ja see, et kui meil on ainult ingliskeelsed üliõpilased, et see siis tähendab erinevaid probleeme siis, ma ei tea, üldises siseriiklikus meeleolus ja nii edasi, et kui meil on haritlased ainult inglisekeelsed, et riik ei lase sellel toimuda, võime öelda kohe, et see vastuargument võiks olla, et mis te liialdate, et ärge nüüd maalige tonti seintele, et haridus läheb kõik ingliskeelseks, et alati on hakkama saadud, et kuidagipidi vingerdatakse nagu välja. Ja siin te kummutate selle siis, et võib-olla tasuks siis ikkagi vaadata siis juba praegu olukorda ja tuua mõned siis faktid selleks ilmestamiseks, et missuguseid ingliskeelseid õppekavasid on juba avatud, ehk näiteks kas või seesama põllumajanduse ingliskeeles kuskil Tartus või siis filosoofia magistratuur siis Tartus on ingliskeeles ja nii edasi, et tuua nagu selliseid, natuke hirmutada, siis tuua selliseid näiteid, kus on mingi eestikeelne õppekava kinni pandud ja siis avatud inglisekeelne, et siin ma mäletan, kui oli siis veel selline asutus nagu Kommunikatsiooni Instituut, siis oligi selline olukord, kus tundus, et kuidagi peab seda raha nagu teenima, et kui tuli see siis kõrgharidusreform ja enne see oli siis, eks ole, Kommunikatsiooni Instituut oli selline tasuline kool ja siis mõeldigi välja näiteks, et peaks hakkama inglise keeles ajakirjanikke koolitama, aga see on, ütleme, selle absurdsus muidugi oli kõigile ka kohe selge, et kui sa hakkad nüüd nagu inglise keeles ajakirjanikke koolitama, siis kuhu, kas siis, et kes siia nagu õppima peaks tulema, et ajakirjandus on nii oma keele keskne, et sul ei ole mõtet ka soomlastele pakkuda mingit eesti ingliskeelset ajakirjandusharidust, et see viib nagu absurdini. Et need siis lahendused tegelikult mingites valdkondades töötavad, aga et teisest küljest jälle mitte. Nii, et siis ütleme siis, me läheksime nüüd edasi sellega, et me mõtleksime välja, siis täpsustaksime oma väidet nagu lühendaksime seda, mõtleksime ta selgemaks ja püüaksime siis seda näidetega nagu põhjendada, et miks ma nii väidan. Mis annab mulle aluse nii väita, et me toome siin näiteks nagu mõningaid fakte, et juba siis, eks ole, on need protsessid, mis viivad kõrghariduse ingliskeelseks ja tasuliseks ja toome näiteid ja siis toome sellele väitele nagu vastuargumendi, et riik ei lase sellel ju toimuda, et see siis on nagu
Eesti riigi jätkusuutlikkuse mõttes nagu liiga suur asi. Ja teisest küljest siis, me toome nagu sinna näite taga, et see ju toimub juba, et te näete juba, et see toimub, et on sellised ja sellised õppekavad, mis tegelikult ei nagu ahendavad õppimisvõimalusi eesti keeles. Et kui me jääme selle juurde, et see alarahastus ahendab õppimisvõimalusi eesti keeles. Nii, ja see on siis selline struktuur, et ütleme, see nõuab natuke harjutamist, et ütleme, kui me nüüd ajakirjanikega me õpime nagu arvamusartikli kirjutamist, et siis me ikkagi siis teeme ühe päris põhjaliku kursuse, kus neid lugusid nagu kirjutatakse, harjutatakse. See ei tule nagu esimese kirjutamisena, et see on ikkagi nagu selline nagu protsess, mida tuleb natukene siis harjutada, et esimene asi on nagu õppida oma mõtte lõpuni selgeks mõtlema, et see on nagu väga suur asi, et kui sa oled oma väite lõpuni selgeks mõelnud, mida ma nüüd öelda tahan, et see oleks nagu arusaadav, selge, ühemõtteline, siis on juba pool lugu valmis, edasi on juba selline tehniline. Nüüd me lähme siis edasi, ma lihtsalt räägin ära nüüd, missugused võimalused veel on, et me tegelikult oma lugudes alustame nagu kohe asjast, et sageli on niimoodi, et loo kirjutamine nõuab nagu sellist soojaks kirjutamist, et sageli meil need algused, kui me neid nagu kirjutame, alguses on pikemad, et siis hiljem me saame sealt algusest maha tõmmata, et maha tõmbamine on hästi tervislik. Sageli on niimoodi, et inimene kirjutab loole nagu mitu algust, kuna ta ei saa nagu kuidagi selle alustamisega hakkama, see on täitsa tavaline. Te võite isegi proovida kirjutada alguses nagu mitu algust, seda sama mõtet kuidagi nagu kirjutamise käigus enam fookusesse seada. Ja siis kasutate maha tõmbamist, et jätta mingisugune selline selge algus. Et see mingil hetkel te olete selle ise enda jaoks nagu arusaadavamaks mõelnud. Ja mina soovitan siis, ütleme, lugu alustada kohe ja pärast siis, ütleme, see selline järsk algus on alati nagu hea selline löök, et ta on nagu selline atraktiivne. Ja alati võib siis alustada mingisuguse, ütleme nii, et tegelikult on arvamusartikli kirjutamiseks, ta on nagu väike žanr, kuhu võib juurde pookida enne seda väidet ka erinevaid selliseid tehnilisi võtteid, mida kasutatakse ka nagu ilukirjanduslikus loomingus. Et te võite sinna tegelikult maalida nagu selliseid pildikesi, mis on ajakirjanduse siis sellises tehnikas öeldakse, et show, do not tell, et näita, loo pilt, eks, et sellises olevikus kirjeldused, et mis nüüd nagu toimub, et kõrgkoolid siis on täis ingliskeelseid inimesi ja eesti lapsi seal enam ei näegi või mingisugune selline pildiloote ja siis esitate alles väite. Või siis mingi tsitaat või mingisugune selline nagu pakitud algus. Need erinevad tehnilisi võtteid on nagu rohkem, aga me ei jõua neid täna siin läbi käia, see ajabki segaseks. Igal juhul põhiline on see, et te peaksite nagu loo alguses saama selle lugeja sellise haagiga nagu oma loo taha, ehk seda nimetatakse selliseks hukiks või haagiks, et see lugeja tõesti hakkaks teie lugu lugema, et igasugused isiklikud kogemused on alati head, et te võite kirjeldada näiteks olukorda, kus mõtlesin minna magistratuuri, vaatasin õppekavasid ja oma imestuseks näen, et eesti keeles on võimalik õppida ainult keemiaõpetajaks. See on nüüd dramatiseeritud, aga ütleme niimoodi, et mida mina näiteks ajakirjanik siis teen oma keemiaõpetaja haridusega, ja ei jäägi muud üle, kui minna näiteks inglise keeles õppima siis mulle lähedasemat mingit, ma ei tea, sotsioloogiat või siis, mis on siis võib-olla ingliskeelne ainult. Et ma praegu teen lihtsalt näited. Nüüd alati siis peaks igasugused pealkirjad ja asjad, need on nagu viimane probleem, et pealkiri on selline osa loost, mille võib jätta rahulikult lõppu, et loole võib kirjutada töö pealkirja ja siis
hiljem nagu täpsustada, et selles mõttes te võite siis alguses, noh, kui te ei ole veel ennast soojaks kirjutanud, siis te nagu te kirjutate sellele tekstile mingisuguse töö pealkirja ja hiljem siis alles panete talle hea pealkirja, näiteks siis pealkiri peaks olema kas siis mingi metafoor, paari-kolmesõnaline selge lühendus teie väitest või siis noh, ta võib olla ka iseenesest see väide veel kord korratud ehk noh, näiteks siis võtate sellest väitest nagu pool ja panete pealkirjaks ehk noh, näiteks mina siis oma selle kõrghariduse siis alarahastatud kõrgkool muutub ingliskeelseks, oleks noh, näiteks lühendatud minu väite kontsentraat veel sinna pealkirjaks. Ja siis selles väites ma nagu räägin ta nagu pikemalt lahti. Nii. Jah, no nii, nüüd on nii. Igasuguste arvamuslugudega on niimoodi, et kontroll peab jääma teie kätte. Ehk te küsite oma loo pärast toimetamist näha. Te ütlete, et kui te tahate pealkirja teha ümber seal toimetuses, siis öelge mulle, mis pealkirja te teete. Et ühesõnaga, ajakirjanik ei pea seda võimalust ise pakkuma, aga arvamusartiklite puhul on see nagu elementaarne tegelikult öelda, mis parandused seal nagu tehti. Et iseenesest, noh, kuna eriti online ajakirjanduses on kõigil nii kiire, et noh, ütleme, ta võtab teksti vastu, paneb üles ja siis mõtleb sinna, eks ole, mingi suvalise pealkirja, et saada ta siis klikitavaks ja noh, sageli see pealkiri on siis natuke teine, eks. Et see nüüd on paraku nii ja seetõttu tulekski, noh, ütleme, pealkirjade tegemine on nagu suur kunst ja pealkiri peaks olema siis juba ette võib-olla, noh, te peate nagu mõtlema, et ta oleks selline lühike ja lööv ja kõige parem, kui ta on teie väite kontsentraat, et teil ei ole nagu, et seda ei saa välja vahetada lihtsalt, kuna see pealkiri on nagu nii hea, et toimetus kipub seda tegema just sellepärast, et sageli kirjutajad kas siis teevad liiga abstraktse, uduse ja mitte midagi ütleva pealkirja või vähe intrigeeriva või vähe konfliktse pealkirja. Tegelikult noh, ütleme seda pealkirja tegemist peaks nagu selle toimetajaga võib-olla läbi rääkima igal juhul, et kui te olete selles tööprotsessis, siis toimetaja pakub teile mingeid versioone ja siis seda võiks nagu koostöös toimetajaga teha, aga mitte lasta endale selja taga mingit pealkirja panna, sellepärast et see pealkiri hakkab nagu oma elu elama. Et inimesed loevad sageli siis ainult pealkirju ja hakkavad neid muidugi kohe siis kommenteerima, eks, et tänapäeval, kui need suur osa loost on meil tasuline, siis enamasti need kommenteerimised lähevad lahti siis selle esimese lõigu ja pealkirja alusel. Et nii ta paraku on. Ja niimoodi. Nüüd igasugune siis ajakirjanduslik tekst tegelikult, ütleme, ta võiks olla selline pigem lühike kui pikk. Ja kui teile öeldakse 3000 tähemärki, siis tõesti on 3000 tähemärki. Me võime nüüd harjutuse mõttes siis teha sellest teie väitest korra ühe sellise 140 märgise tweedi, et siis, mis on Twitteri formaat, et see on väga nõudlik, et nagu prooviks niimoodi, et Twitter on põhimõtteliselt ka arvamusajakirjandus. Twitter võib olla ka uudisajakirjandus, aga kõige paremini töötab ta nagu arvamusajakirjandusena, sest uudisajakirjandusena tavaliselt ta on nagu liiga lühike. Et kui me võtame selle vana Twitteri tähtede arvu 140 ja proovime nagu teha korra siis oma sellise väite. Et me peame vist hakkama, eks ole, me leppisime kokku 1,5 tundi ja ma hea meelega võiks võtta ka veel küsimusi, kui te tahate midagi nüüd täpsustada. Et prooviks praegu siis veel teha sellises Twitteri formaadis oma laused. Et Twitter on selline hästi kontsentreeritud siis, et nii.
Nii. Jah, täpselt nii on. Jah. Jah, ma isegi ütleks, et poliitikud keelduvad olukorda teadvustamast isegi. Et ma arvan, see parandamiseni ei ole asi kohe kindlasti veel üldse jõudmaski, vaid asi ei ole üldse nagu teadvustatud, et see tegelikult ei ole see valdkond üldse kohale jõudnud. Ja ma arvan, see on nagu väga hea. See on just nimelt niisugune pumakis, et tweet peab olema, eks ole, nagu sihuke pomm, et ei ole mõtet karta siis teravust. Ja me siis ütleme niimoodi, et Twitter ongi selleks, et siis äratada diskussiooni, mistõttu see tweet peab olema veel nagu ekstra terav, kuna Twitteris teil ei ole nagu seda pika arvamusloo sellist argumenteerimist ja põhjendust, te peate nagu selle 140 tähemärgiga oma mõtte välja ütlema. Niimoodi siis selgelt. Et ütleme, sellist tõsist poliitilist debatti isegi ei ole ju tegelikult selle kõrghariduse rahastamise teemal ju olnud, et see ütleme niimoodi, et kõik on ju teoreetiliselt nõus sellega, et rahastust tuleks suurendada, aga et kui selle rahastuse faktini nagu peaks jõudma, seda nagu ei ole, et sellist sisulist debatti ei ole, et kõik kuskil intervjuus ju, ma ei tea, kas EKRE ei tõstnud isegi, ma ei tea, mingi 2 või 3% seda, et see on sihuke, lihtsalt kontoris välja mõeldud loosung, et mingit sellist debatti selle sisu üle tegelikult ei ole olnud. Valitsuse tahe ei jõua tegudele, pikalt soovitud kõrghariduse rahastuse kasv jääb jälle riigieelarvest välja. Ja, täpselt nii ongi, jah. Ma usun, et siis, kui on nüüd riigieelarve, järjekordse eelarve tegemine, et siis ongi aeg teha selline Twitteri sissekanne, et valitsuse tahe, aga seda tahet tegelikult ei ole olnud, et ma väidan seda, et see tahe on nagu too much siin, et mingit tahet ei ole. Ütleme, selline retoorika, mis võib-olla õiges kohas nagu ilmneb, aga et sellist kokkulepet ju ei ole, et nii kaua, kuni see ei jõua sinna riigieelarve tabelitesse, et siis see nii ongi. Et pikalt soovitud, pikalt siis soovitud kõrgharidus jääb jälle riigieelarvest välja. Ma arvan, see ongi niimoodi. Ühesõnaga, need Twitteri tweetid ongi, need on niisugused statementid, et te nagu siis ütlete otse välja selle asja, et kuidas need asjad on. Ja, ütleme niimoodi, et poliitikas natuke olnuna, siis see tahe tähendab nagu seda, et on nagu tahe, kui see on tegelik poliitiline tahe, siis see on juba riigieelarves väljendatud, et keegi ei taha näha välja siis haridusvaenulikeks, et ükski poliitik ei ütle, et kuulge, et mis asja me produtseerime neid sotsiolooge ja semiootikuid ja siis ärijuhte, et meil on tegelikult ju vaja hoopis ehitajaid ja põllul oli, eks ole, inimesi suvel vaja, et keegi niisugust juttu ei aja, võib-olla kuskil võib-olla mingisuguses kohalikus volikogus äkki mõni arvab nii, et kui nad üldse hariduse teemadel seal nagu räägivad. Aga et see tahte teema, et ma nagu sügavalt kahtleks, et see kui asi on nagu poliitilises tahtes, siis valitsuskoalitsiooni mingis tegelikus otsuses, et siis see jõuab sinna riigieelarvesse. Madala rahastuse kõrgharidusega kaasneb väheharitud rahvastik viimase 5 aasta. Siin võikski nagu öelda niimoodi, viimase 5 aasta kõrghariduseelarve külmutamise põhjal on meie valitsuse ja riigi praegune suund madala rahastusega on meie riigi praegune suund väheharitud rahvas või natuke lihtsamaks üldse, et siis peaks olema nagu rahvastik on sihuke
geograafia termin, et rahvas võib panna lihtsalt. Jah, viimase 5 aasta kõrghariduseelarve külmutamise tulemusena on meie valitsuse ja riigi praegune suund vähe haritud rahvast. No niimoodi, tegelikult alati väike liialdus ja demagoogia on ka meedias lubatud, et kuna meedia on selline siis valdkond, kus te tegelete nagu mõjutamisega ja siin siis ütleme, kui ma õpetan arvamusartikli kirjutamist ajakirjanikele, siis me käime läbi ka väikese demagoogia kursused, esiteks ära tunda demagoogilisi võtteid ja vajaduse korral neid ka siis kasutada nagu mõjutamisel, kuna veenmise ja demagoogia vahel on selline õhkõrn piir, kuna need demagoogia võtted on sellised mõjutamisvõtted, et neid nüüd kasutatakse lakkamatult erinevas retoorikas, poliitikas, siis igasugustes debattides, väitluses, ajakirjanduses. Aeg tiksub, jah. Aga ma arvan, et tõepoolest, et meil on aeg siis, et küsimuste voor alustada, et kui keegi nüüd tahab konkreetselt midagi küsida, et kindlasti siis küsige. Jah, ilma kõrghariduse algab eesti keele väljasuremise protsess, kui keelt ei kasutata enam kõrghariduse teaduses, siis ei ole tegu enam areneva kultuurkeelega ning see hääbub, jah. No nii, kui lühidalt, kuidas tunda demagoogiat meedias? No demagoogia ilminguid on muidugi 7 erinevat siis nagu väitlusõpikutest saate te ülevaate demagoogilistest võtetest. Näiteks siin on siis teemade siis viimine isikuteni ehk nagu isikute vastased rünnakud ehk argumentum ad hominem tavaliselt, et mingisugune teema öeldakse kohe taga, et see on ju selle lolli poliitiku jutt, et see ei ole mingisugune õige asi. Siis igasugune arvudega manipuleerimine, siis ähvardamine, emotsioonidele rõhumine, hirmutamine, need on kõik demagoogia võtted, mida ka meedias väga palju kasutatakse poliitilises retoorikas. Ja mida nüüd saab positiivselt ära kasutada demagoogilistest võtetest kirjutamisel on ka ikkagi selline faktidega opereerimine ja alati fakte natuke valitakse oma argumentide tõestuseks. Siis emotsioonidele rõhumine, kuna arvamusartikkel on selline emotsionaalne, siis võib ka hirmutada, et siin selle kõrghariduse alarahastamise teemal väike hirmutamine ei ole paha. Et iseenesest sellised demagoogia võtted, kui te võtate mingi väitlusõpikud, seal näiteks need demagoogia võtted on ilusti üles loetletud ja neid kasutatakse siis, neid on võimalik siis need on igapäevaselt meie sellises taustajutus. Nii. Ja kuidas tudengi esitaja välja niimoodi? Ütleme niimoodi, et te peate välja mõtlema tõepoolest, et keda te tahate kõnetada. Mina soovitaks hästi palju rõhku panna sotsiaalmeediale ja teha siis, ütleme, seda sama sõnumit samaaegselt mitmes erinevas kanalis ehk te võiksite siis üheaegselt proovida ka näiteks mitmesse kanalisse saada oma siis lugusid, et võib-olla proovida mingi raadiotoimetajaga rääkida, et teema siis mingisse raadiosaatesse viia samal ajal tehes siis sissekandeid Facebookis ja Twitteris, et ütleme niimoodi, et seda, et keegi mingit üksikut arvamusartiklit märkab, et seda ei maksa nagu arvata. Et te võite nagu korrutada ühte ja seda sama ja nagu erinevates versioonides pikka aega, enne kui keegi mingit sõnumit märkab, kuna meediaruum on nii paksult sõnumeid täis, et see, kui teile endale tundub, et aga ma olen sellest nagu 5 korda rääkinud, et ma nagu kirjutan kogu aeg seda sama lugu ja siis tuleb mingi ajakirjanik ja tahab jälle seda sama lugu ja siis kirjutategi selle sama loo. Et seda ohtu, et te kirjutate nagu liiga palju samast asjast tegelikult ei ole tänapäeva meediaruumis, et kuna lihtsalt seda massi on niivõrd palju, et kui teil on mingi asi ajada, siis te nagu põmmutate kogu aeg seda ühte ja sama. Kuni lihtsalt nagu teid seostataksegi nende mõtetega, et see on selline
noh, see on nagu propaganda võte, aga seda tegelikult võiks kasutada ka igasugune selline PR selles mõttes, et kui teil on mingi huvigrupp, kelle asja te ajate, et te nagu ei arvaks, et ühekordne mingisugune kommunikatsioon toob tulemuse, et noh, et aga mulle ilmus eelmisel nädalal Sirbis üks lugu, et noh, et nüüd on ju kõik öeldud, et miks ei järgne mingeid valitsuse tegusid. Et muidugi ei järgne mingeid tegusid, et te peate seda sama sõnumit korduvalt igal pool esitama ja mõtlema selle läbi, selle strateegia, et see oleks nagu kuidagi pommina, et siis hakatakse teid seostama mingite teemadega. Ja noh, nende pressiesindajate puhul, et see on tõesti niimoodi, et ütleme, ajakirjanikud tahavad ka nagu sellist autentseid esindajaid, et kui pressiesindajal on kindlasti oma koht, aga et väga sageli siis võib-olla on hea, kui te ka neid nägusid nagu mingite teemadega vahetate. Või et ei muutu nagu liiga formaalseks, et just nagu üliõpilastelt eeldatakse mingit sellist võib-olla värskust, et ei muutu nagu liiga formaalseks. Et seda natuke vältida, et tahetakse, et oleksite nagu ikkagi tooksite nii-öelda selle noorte vaatepunkti ja seda tasub nagu ära kasutada, et ei oleks nagu liiga, ärge siis muutuge liiga ametlikuks, et kuigi tundub, et eks olete selline tähtis esindusorganisatsioon, aga et võiks säilitada sellise, ütleme nagu värskuse, mitte muutuda nagu selliseks bürokraatlikuks, et seda kasutada siin nii keelekasutuses kui igasuguses sellises suhtluses, et kõrgkool iseenesest on selline keskkond, mis soodustab nagu sellist bürokraatlikku keelekasutust, et kui te olete vormistanud oma igasuguseid uurimustöid ja igasuguste õppeosakondadega siis suhelnud, siis väljaspoolne maailm nagu ei saa sellisest keelekasutusest sageli üldse aru, et see tundub nagu see, mis nagu kõrgkoolis töötab ja teilt oodatakse mingeid väljendeid, siis need väljaspool juba meedias on nagu juba võib-olla arusaamatu, et te peate nagu hästi mõtlema nii-öelda tegema sellise ümberlülituse nagu mingile teisele keelekasutusele, et mõtlema rohkem välja, kuidas see teie mõte oleks lihtsustatud, mitte rumal, aga lihtsustatud, et mitte, ärge kasutage nagu võib-olla selliseid kõrgkooli spetsiifilisi väljendeid, et see kõrgkooli bürokraatia siis kubiseb nendest. Nii, kas kirjalik sõna või video, kõik, sest praegu nagu, et need peaks kõik teineteist nagu toetama, et kui teil on näiteks mingisugune sõnum, siis te peaksite kokku istuma ja mõtlema, et kuidas see nüüd selgeks mõelda, et see on nüüd siis kirjalik sõnum, kas ta läheb siis Twitteris, Facebooki sissekandena, kuhu lähevad arvamusartiklid võib-olla samaaegselt, siis kindlasti igasugused videod ja on ju ütleme nagu peaaegu et kohustuslikud, et tänapäeval teevad ju nii-öelda vanakooli ajalehed ka igasugust video siis edastust kasutada nagu kõiki kanaleid, sest seda hirmu tõesti ei ole, et te kuidagi siis üle doseerite. Ja kõike tuleks teha nagu professionaalselt, et milles te tunnete nagu ennast tugevana või kus te vajaksite nagu mingit lisapädevust, et selles mõttes ebaprofessionaalne video, ta võib olla nagu naljakas, aga siis te peate mõtlema, et mis sõnumit te nagu edastada tahate, et kui see mingid tehnilised asjaolud kuidagi on nagu siis hakkavad mõjutama selle sõnumi tõsiseltvõetavust, et siis võib-olla on parem ikkagi profide poole pöörduda, et ma arvan, et kindlasti siin professionaalsus tuleb nagu kasuks, et üle timmima ei pea, aga et soovitan küll mingisugused sellised kaamerakoolitused ja sellised tulevad ikkagi kasuks või siis omavahel proovite lihtsalt läbi, et kuidas te seal ekraanil olete, et sellised väiksed asjad, et kaameranurgad ja kõik asjad tegelikult on juba kohe siis sõnum, et keegi filmib teid ülevalt alla ja ongi kohe, eks ole, seal väike üliõpilane seal, mida tuleb siin mingit rahastust nagu juurde nõudma. Et jah, kõik siis erinevad teed, aga siis koordineeritult, et mõtlete läbi nagu mida te tahate, keda te tahate siis kõnetada ja nii. Aga siis ma ei tea, et kas on veel nüüd küsimusi mingil muul teemal ja
et olge nähtavad siis igal pool, et see on nagu põhiline, et ärge kartke tõesti ka olla kuskil plakatitega, aga siis te peaksite mõtlema just, et kuidas need sõnumid oleksid nendele ka näiteks Riigikogu poliitikutele, kelle hulgas ikkagi on, ütleme, ka sealt teadlasi nagu ei ole eriti palju, seal on väga palju vallavanemaid, kellele teadus on suhteliselt kauge maailm tänasel hetkel, et võib-olla kunagi on käinud ülikoolis, aga et just, et nende sellise lihtsa, tavalise, aga tegusa Eesti inimeseni jõuda, et oma sõnumitega. Nii. Aga no ma ei tea, et kui midagi veel on, et te võite veel mulle kirjalikult küsimusi saata, tahate mõnda lugu, et ma vaataks üle, mida te tahate konkreetselt siis kirjutada võib-olla, et miks mitte siis, kui ma selle koolituse põhjal saan nagu abiks olla, et võib-olla on selline abi vajalik, et siis hea meelega aitan. Et eks ta on kiirkoolitus sissevaade, et kirjutamine on nagu käsitööoskus, et seda tuleb lihtsalt treenida, et vilumus saabub siis kirjutamise käigus. Niimoodi. Aga siis siis head õhtut teile kõigile, et aitäh kuulamast ja õues on veel soe, et nüüd võite minna ajusid jahutama veel õue, et ilm on enam-vähem ilus veel. Et aitäh siis kutsumise eest ja edu kirjutamisel ja eneseväljendamisel. Aitäh, head aega! Nägemist!